siis rajatud just nagu kuulsime selleks, et ristida ennekõike. Ja täna seal said 10 inimest ristitud ja tänu Jumalale selle eest. Aga tõuseme hetkeks ja täname Jumalat kõige selle armu eest, millest oleme osa saamas. Isa taevas, me täname sind, et võime olla rõõmsad sellest, et sina tõesti elad ja tegutsed meie eludes ja meie elude kaudu. Tänu sulle, Kristus, et sa oled teinud võimalikuks ka selle kogunemise siin kaunis Lootuse küla looduse keskel. Tänu sulle, piiskop Märt Vähi ja Alta eest ja kogu selle meeskonna eest, kes siin tegutseb. Jeesus, me usume, et ka täna, sellel hetkel, kui oleme siin paigas koos, on sinul jätkuvalt meile varuks ühed head sõnad, julgustused. Sa teenid oma vaimu läbi meid kõiki. Issand, me täname eriti nende eest, kes said täna ristitud. Võrratu aeg, võrratu päev, võrratud inimesed. Õnnistame neid, nende usuteed, nende koguduste pastoreid, töötegijaid ja kasvagu nad tõesti üheks tõeliseks Jumala riigi tööliste perekonnaks, kes armastavad inimesi, kes armastavad Jeesus, kes armastavad seda tööd. Kogu au ja kiituse me toome sinule, Jeesus, sest ainult sinu nimes on pääste. Tänu ja kiitus sulle, Jeesus. Amen. Olge head ja võtke istet. Ma loodan, et meie ristimise tunnistused on ka nüüd saanud kõik vajalikud allkirjad alla ja me saame tulla ja pidulikult siis suruda kätt neil, kes täna said ristitud. Kutsun siia Kaisa-Liisa Kruusimägi. Ja palun siis siia ette seisma ka jääda. Sten Andreas Kuusik. Tänu Jumalale, Sten, sinu eest. Õnnistust. Siiri Pohl. Siiri. No nii, Jumala õnnistus sinule ka. Aime Rebane. Tänu Jumalale sinu eest. Helmi-Maria Kuusik. Helmi, kas sa oled siin? Jaa, sa oled seal. Tore. Jumala naine saab kätte oma ristimise tunnistuse. Nii, nüüd ma ei tea, kas ma hääldan õigesti, aga Innokent Daniel. Innokent Daniel. Jee! Blessing, my brother. Kenta Kuratomi. Yeah. God bless you, my brother. Thank you. Thank you. Timo Lilleorg. Juba aplausis kuuled, kuidas rõõmustatakse kaasa. Michael Campbell. No nii, Michael, sa oled otsustanud oma elus, teinud õige otsuse. Ja Tähe Tamm. No nii, Tähe, palju Jumala õnnistusi. Ma palun, et piiskop Märt tuleb ka ja me tõuseme hetkeks, sirutame oma käed ja palume, et Jumal neid saaks eriliselt kasutada siin Eestimaal ja kes teab, kuhu neid veel läkitatakse. Jumal teab, aga ole hea, piiskop Märt, ja palvetame. Wow, halleluja. Tänu Issandale. Issa, me oleme nii tänulikud ja me seisame siin ja lihtsalt naudime sinu imeta. Ja eriti igaüks, kes on selle tohutu vägeva ususammu teinud.
mida sina valmistasid ette 2000 aastat, kestab tänapäevani. Halleluuja. Ja me oleme nii tänulikud, issand, et see usk, see, mida sina tegid 2000 aastat tagasi, maha maetud, üles tõusnud, kehtib tänapäev täpselt nagu see tegi 2000 aastat tagasi. Jeesus Kristus elab ja selle tõttu need, kes on võtnud selle ususammu, elavad võidukalt edasi. Olge õnnistatud Jeesuse nimel. Amen. Amen. No nii, võite tagasi minna oma kohtadele ja teised saavad õnnitlused edasi anda pärast seda, kui teenistus on lõppenud. Aga olge head, võtke istet hetkeks. Me õige pea tuleme issanda surma mälestamise juurde või armulaud või kuidas seda keegi on harjunud nimetama, et tänada Jumalat selle eest, et me oleme vabaks ostetud. Aga enne seda ma tahaksin lihtsalt öelda teile kõigile suur aitäh, et te olete siin. See on üks Jumala ime, et me oleme siin. Ja sellest me oleme juba kuulnud ka. Ja kui imed sünnivad, siis Jumala rahvas on harjunud kiitma Jumalat selle eest. Ja erilise tänu ma tahan öelda sellele ansamblile, meeskonnale, bändile, aga ennekõike ülistajatele, kes on kogu selle laagri vältel toonud, kuidas öelda, taevad alla maa peale. See on olnud avatud atmosfäär. Ülistus on kõlanud ja eile õhtu see pilt, mida me nägime siin. Vau, see oli vägev. Ja tõuseme ja lihtsalt täname Jumalat kiituse ja ülistuse lauludega. Ma tänan sind kõige eest, mis teinud sa. Ma rõõmustan tänu sinule. Ma rõõmustan, tänan issanda, sest oled hea. Ma rõõmustan tänu sinule. Ma за все, что ты даруешь вновь. Благодаря любви твоей ликую вновь. Все вместе! Благословлю тебя, Господь, ведь ты благой, наполнен я любви твоей, ликую вновь. Let's sing together. Скажем все вместе. Ma tänan sind, kõige
sest oled hea, sest oled hea. Ma rõõmustan, tänu sinule. Ülistan sind, kuni muutust näin. Ülistan sind, kuni muutust näin. Kõik koos. Ülistan sind, kuni muutust näin. Ülistan sind, kuni muutust näin. Kõik au ja kiitus sulle. Sulle, Jeesus. Halleluja. Meie Jumal on suur ja võimas, amen. Me täname sind, Jeesus, et sa oled lõppematu higi ja sa oled meie keskel. Sind kiidame, sulle laulame ja sind me täname, Issand. Halleluja. Laulame kõik koos. Südames on juhtumas, on üks asi, mida tean. Oletusta, sa oletusta.
kiidame sind. Halleluuja. Sa oled meie päästja, meie elu. Halleluuja, me täname sind, Jeesus, et sa oled meie keskel. Oma südametest sulle laulame, kummardame sinu ees. Sa oled püha igavesti, poole teist kui sa. Halleluuja. Täname kallis issand. Kiidame sind. Земля поет, святый, ты превознесен, святый, святый вовеки. Cui ole tantexano, ja luna statusa. Laula igavesti dall'ele.
olet alati pyhä, igavesti. Olet alati pyhä, igavesti. Ingrid laulavat, pyhä, yhdessä looduga. Pyhä, tehtud, pyhä, igavesti. Ja me laulamme, ja me laulamme. Tänu sulle, Jeesus. Sina oled püha. Sa oled püha igavesti. Ja kogu au me tahame ikka tuua sinule, sest sa oled teinud võrratuid asju ja teed tänagi meie igaühe elus. Sa oled siin meie keskel. Oma vaimu kaudu me tajume ja tunnetame, kui vägev sa oled. Issand, me täname sind üksteise eest. Täname sind, et sa oled meid kokku liitnud oma armastusega, mis on tugevaim side üldse. Anna, et see armastus kasvaks ja süveneks veelgi ja veelgi. Sinu tunnetamises, Jeesus Kristus. Amen. Olge head ja võtke istujat. Aitäh, ülistajad. Kiida. Meil on alati olnud viimasel Jumala teenistusel see eriline osa, kus me oleme saanud koos leiba murda ja tänada Jumalat selle armu eest. Ma loen enne, kui me tuleme ja piiskop Märdiga siis ka palvetame ühe kirjakoha ja teen seda täna kirjast heebrealastele. Kui sul on piibel kaasas, siis sa võid avada selle 10. peatükist ja ma loen siit 19-22 salmi lõpuni. Vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika. Selle tee on avanud meile uuena ja elavana vahevaiba, see on oma ihu kaudu. Ja et meil on suur preester Jumala koja üle, siis mingem Jumala ette siira südamega usu külluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südame tunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega. Selle sõnumi põhjal võiks öelda, et täna me ei tule issanda laua juurde mitte hirmuga, vaid nii nagu siin kirjas on, me tuleme uuena, me tuleme kogu usu julgusega, mis meil on Jeesuses Kristuses ja mitte sellepärast, et me kõik oleksime kuidagi väga täiuslikud ja väga väärilised, vaid sellepärast, et Jeesus on avanud selle tee isa juurde ja see on võrratu. Tema veri ei tuleta mitte ainult meelde meie pattu, milles me oleme elanud, vaid palju enam ta tuletab meile meelde Jumala armu, millest me oleme osa saanud. Tema armust me oleme siin. Ja minu jaoks on ka olnud see alati üks eriline hetk, mitte sellepärast, et see oblaa või leib või karikas oleks kuidagi väga eriline siin laua peal. See on väga lihtne, seal on mahl sees ja see on oblaa väga lihtsalt küpsetatud. Aga selle minu jaoks teeb eriliseks just see, et need juhivad meie pilgud Jeesusele Kristusele, temale.
sest tema pärast me siin koos oleme. Me täname Jumalat selle eest. Tema läks ristile, tema kandis meie patud, tema armastas meid rohkem, kui me iial oleksime seda oodanud ja tema tõi selle täiusliku ohvri. Ja seesama, ma usun, meile igale ühele, kes me armastame Jeesust, see tuletab meile meelde, et meie usk, mis on ka Jumala and, ei põhine sellel, kui hästi mul täna hommikul läks, kui ma telgist välja ronisin. Kas kondid olid kanged või ei olnud, või oli öösel külm või ei olnud. Ei, vaid see, mida me teeme, see kõik on Jumala arm. Meie usk ei põhine sellel, mida mina teen või ei tee, vaid sellel, mida Jeesus on teinud juba minu eest. Ta on kõik võrratult hästi korda saatnud. Ja tema on see, kes murdis oma ihu meie pärast. Sina oled siin, mina olen siin. Ja Jeesus tegi seda minu ja sinu pärast. Ta valas oma vere meie pattude andeks andmiseks. Ta kandis selle, mida meie iialgi ei oleks suutnud kanda oma jõust. Meil pole seda. Võib-olla on keegi siin täna, kes voolab üle rõõmust. Sa lihtsalt ei saa pidama, sest see rõõm on nii tohutu sinu sees. Ja võib-olla sinu kõrval on just keegi, kes on tohutu murekoormaga. Ägab selle all. Need olukorrad võivad olla väga erinevad, aga issanda laua juurde tulles, ma ütlen nii, et me oleme kõik üks. Ei ole vahet, oled sa rõõmus või kurb. Me oleme üks, me oleme Kristuse ihu. Tema ihu liikmed, iga üks oma koha pealt. Ja tema andestus on niivõrd suur olnud meie suhtes, et seda vastu võtta tänu ja alandlikkusega on see, mida meie saame teha. Kui sinu südames on midagi, mis on Jumala ette toomist väärt, enne kui sa tuled, sest ma tean, mõni ka mõtleb ja arvab, et ei, ma ikkagi ei saa tulla ja ma olen teinud seda ja toda. Kuule, see on ammu toodud ristile. Sa ei pea selle pärast väga palju suurt muret tundma, kas sa tuled või ei tule. Anna oma südamesse üle Jumalale. Kui on keegi inimene, kellega sa oled laagris natukene läinud, mitte nii, nagu oleks võinud minna, mõtled, ma annan andeks, mis see ikka on. Vahel meie pilk jääb pisiasjadele kinni, tead, aga tõstame oma pilgu Kristusele, kes on armastanud meid sellisena, nagu me oleme olnud ja võtnud meid vastu avasüli. Nii et kui oled oma lootuse pannud Jeesusele Kristuse, siis ma ütlen küll, sa võid julgelt tulla ja osa saada sellest lauast. See ei ole meie laud, see on Kristuse laud. Ja meie ei ole vahet teinud ka konfessioonide vahel, kus iganes sa kuulud. Kui sa armastad Jeesust, kui sa armastad Kristust, siis tule ja kinnita ennast selles, mida me üheskoos võime ja saame teha. Me vaatame selle teoga ka sellele päevale ju, mis on tulemas, sest Kristus ütleb, et ma tulen tagasi. Ja Paulus seda kinnitab, ta on tagasi tulemas. Tänu Jumalale selle eest, et meil on ka midagi ja kedagi, keda me võime üheskoos oodata. Nii et me täname Jumalat selle eest, et see on kõik tema arm, milles me võime täna siin olla. Ja piiskop Märt, täname Jumalat selle eest, et tõesti me täna siin üheskoos Lootuse külas kõigi nende inimestega ka, kes on oma elu raskuste ja muredega tulnud siia, et abi saada, võiksime tunda, et me Kristuse silmis oleme kõik üks pere. Ei ole vahet. Tema armastab meid ühtemoodi ja täpselt samamoodi annab patud andeks meile kõigile. Nii et täname Jumalat selle eest ja ole hea, piiskop Märt. Ja siis seejärel meie juhatuse vennad, praostid tulevad ja võtavad sealt need väikesed peekrid ja leivakesed ja seisavad siia ette ja siis te saate tulla oma kohtadelt ja sellest osa võtta. Praegu tuleb mulle üks issanda sõna. Horebakandi boshataja, suunametita barabataja. Issand ütleb, täna vaadake minu poole. Romassikamalaataja. Te võite tähistada seda, mis on möödunud. Romashoolabeketaja ja see on täiesti õige. Robo, aga täna on üks uus päev sündinud.
hooleme ketemana siia. See, mis sündis aastad tagasi, oli üks suur samm. Rooma kikamala keina mašata mako. Aga täna on üks uus päev tulnud. Rooma šatana makataja. Uued võimalused, ütleb issand. Rooma. Tõuse. Riik päevantala mašata. Ma teen oma tööd mitmel viisil hoolama kataja. Ma tõstan neid noori üles, keda mašaja. Noored, ikamaala mašaja tõusevad uue lootusega selle maale. Riimana ma kootama šikamalaja ja ma viin oma tahtmist nende läbi ja lapsed tõusevad selle maal jälle veel korda. Ruumu šikamataja, valgus on tulnud, pimedus kaob. Kamataya, ma teen oma imet, siimal ma pahaja ja te saate seda näha. Huulemakaja, te saate seda näha, te saate seda elada. Robotika matandena mošaja, ma teen oma imet teie seas. Rahvas, võtke seda vastu. Loomošatana ma kuule, olge rõõmsad, hikamašaja. Ma andsin ennast teile, hoolemata, et teie võiksite anna ennast mulle, ütleb issand. Tõuske rahvas ja võtke seda vastu, mida ma olen andnud teile. Ja olge rõõmsad selle üle, mida mina olen tegemas, mida ma teen edasi hoolemata, sest te olete minu rahvas. Te olete sõnakuulelik olnud. Riibanamataja, te olete tulnud selle sisse, mida mina olen valmistanud. Halleluuja, tõuseme püsti rahvad, täname Jumalat koos. Halleluuja. Vau, issand, me täname sind sinu selle eest, mida sa oled andnud. Me õnnistame selle kõike. Ütleme aitäh, Jeesus. Halleluuja. Shurabatika marabataja. Jeesus, sa julgustad tulema meid täna kogu julgusega selle juurde, millest me oleme kogenud, et me saame jõudu, me saame Jumala väge oma ellu. See on kõik see, mida sa oled teinud meie eest. Me täname, et me oleme uue lepingu rahvas. Me oleme rahvas, keda sa oled valinud ja kutsunud nimepidi. Ja täna me oleme lepingus elava Jumalaga. Ja see kõik on saanud esile tulla selle tõttu, et sa oled läinud ristile, issand, vabatahtlikult selleks, et viia meie patud sinna ja uputada need kõik, issand, mis on takistanud meid sind tänamast ja kiitmast. Jumal, tänu sulle, et sa oled siin. Sinu õnnistus on siin. Sinu vaim on siin. Ja me tulemegi kogu julgusega, Kristus, et osa saada sinu õhust ja sinu verest. Jeesuse nimel tänu ja kiitus sulle. Amen. Ma palun nüüd, et meie armsad vennad tulevad ja seisavad siia ja te saate tulla ja võtta osa Kristuse ihust ja tema verest ja lihtsalt tunda rõõmu ja tänu, et Jeesuses on kõik teile valmis pandud. Lahendused on olemas Kristuses Jeesuses. Te võite võtta kohe sellest osa ja minna oma kohale. Ma tunnetan ka, et selle ajal, kui te võtate osa selle leivast, selle karikast, siin on inimesed, kes saavad terveks. Sa saad terveks. Võta seda usus vastu. Jeesuse nimel, ole terve. Amen.
Sind. Oh, glory. Alendame sind. Ylendame sind. Ylendame sind. Ylendame sind. Jesus. Ylendame sind. Ylendame sind. Ylendame sind. Kogu au kuulub Jumalale. Kui sa oled siin ja sa hoiad veel käes oma peekrit ja leivakest, siis osad on sellest juba osa saanud. Võta see leivake. See on Kristuse ihu, mis sinu eest on murtud. Pane see oma suhu. Ja täna Jumalat. Ka sind on arvatud vääriliseks. Ja teises käes sa hoiad väikest peekrit. Jeesuse Kristuse veri on kõik sinu patud kustutanud. Täna Jumalat selle eest. Ja kui sa oled seda teinud, siis võite istuda. Ja see on üks tänu Jumala teenistus ja tänu voolab meil üle sõnadest, rahakottidest, aga kui rahakottidest rääkida, siis mul tuleb mikrofon üle anda. nii, kes on tänulikud täna hommiku? Jaa, ma olen väga tänulik, väga tänulik, väga tänulik. Oi, see ristimine oli küll midagi. Ma seisin seal, tead, ja nautisin iga sekunde. See oli nagu üks unistus, mis oli ellu tulnud. Kui ma kaevasin seda ja valmistasin seda, ma nägin seda ette ja ma mõtlen, kas see päev ikka tuleb, täna see jõudis kohale. Nii et tänu issandale ja vägev, tänu issand. ja muidugi Janno kõneles neljapäevtu ja ta ütles, kui sul on üks võidmine midagi teha, siis see läheb kergeks. Ma tean, mul on üks võidmine raha korjata. Ja see on niisugune kerge lõbus asi mul, halleluja, ma naudin seda, ma naudin kohe. Ma naudin anda, ma naudin näha, et teised annavad, sest ma tean, missugused voolavad õnnistused tulevad tagasi. Ma ei ole iiagi kaotanud sellega, et ma olen midagi andnud. Aga täna ma ei hakka teid pigistama. Aga ma pigistan teid hea meelega, igal juhul tead. Sellepärast, et see on kõik meie kõikide heaks ja üldheaks. Aga täna me tõuseme kõik püsti ja teeme üks tänuohver. Lihtsalt oleme tänulikud. Las rahakott räägib, las süda räägib ja pange üks tänuohver kokku ja ütleme, see on üks ohver. Tule laulame üks kõva laul. Üks kiituslaul, pane hooga. Me ei taha midagi pehmet siin, te olete nii ilusti seda teinud, aga me paneme üks tänu. Siin on üks võidmine, siin on üks vägev, issand vägi. Ma usun, et inimesed sellel hetkel, üks hetk tagasi, sündis midagi väga imelist. Ma ei tea, kas sa pandsid seda tähele. Ma olen väga tundelik sellele. Siin, kui me võtsime leiva murdmis, inimesed said terveks. Ja inimesed said terveks, inimesed said vabaks ja kui sa ei ole täna veel päästetud. Ma ei tea, mis see, aga eile ma juhtisin kedagi issandi juurde. Üks vilistajad tuli siia, see on mu abikaasa. Ma ütlen, kas sa oled kristlane, ma usun Jumalat ja ta ütles, et aga ma ei ole veel hakanud usklikuks. Ma ütlen, kas sa usud Jumalat, siis oled juba usklik.
Nii et piibel ütleb, kui sa suuga tunnistad, südamega usud, siis sa saad ja ta võttis issanda vastu seal sauna ees. Halleluja. Isegi mitte, et koos on. Nii mina olen väga tänulik, nii et teeme üks tänu ohver. Issand, meil on suur tänu südames. Mõtleme aitäh, Jeesus, selle eest, mida sa oled teinud üle 35 aastat. Seda, mida sa oled tänapäev tegemas ja see, mida sa teed homme, ülehomme ja edasi ja lõppu ei tulegi. Ja issand, me oleme lihtsalt ütlema aitäh, Jeesus. Ütleme kõik koos. Aitäh, ütleme veel kord. Aitäh, Jeesus. Amen, palun istuge. Raimond tuli hea, mul tuleb need uudised kogu aeg, ma võiksin pool päeva rääkida. Eile õhtu oli üks mees, tuli siia, ta lõdises, ta oli joodik ja täna hommiku tuli. Tule ise räägi. Ta teeb seda nii. Ma ütlen lihtsalt nii palju, et täna hommikul üks mees tuli siia, tal oli väga kõva pohmell, ta värises üleni. Ja ma sain just teada, et ta võeti nüüd just praegu programmi vastu. Nii et siuke uudis. Ja üks teine imemees nagu jookseb edasi. Ma õpin midagi rohkem selle kohta kogu aeg. Ma ei tea, kas see Nigeria vend on siin. Is there a Nigerian friend here?
ta ei ole otseselt siin praegu, aga ma pean temaga pärast kohtuma. Aga ma nägin 3 nädalat tagasi umbes, ma nägin unes, üks Nigeeria vend tuli ja ma palvetasin nii eest ja ta sai terveks. Nii ma otsusin 3 nädalat ütlen Nigeeria vendle, tead. Iga Nigeeriline, iga mustnahalane, kes ma nägin, oli, kas olen Nigeeriast? Ta ütles, ei ole. Okei, siis ma ei otsisin. Oled sa Nigeeriast? Ta ütles, jaa. Ma ütlen, okei, oled sa haige? Ei ole. Siis ma ei otsisin. Nii et ma käisin mööda maad otsimas, et Nigeeria venda. Aga selle ajal tuli ka midagi väga huvitav. Mul peale elus üks asja juhtunud, see tuli unenäos. Ma nägin 2 numbrit, ma nägin 24 ja 25. Ja ma läksin Fookus kogudusse 25. ja mõtled, siin ma leian ta üles, 25, tead. Aga see polnudki Nigeeria. Ma käisin kõik mustad läbi ja küsin, et kas nad on Nigeeriast ja kas nad on haiged ja tead. Aga ei ole. Ja siis lõpuks ma hakkasin mõtlema, kas see on niisama, lasin mööda millegi pärast. Aga eila õhtu te nägid, või oli see üleeila õhtu? Eila õhtu, aeg jookseb, vau. Ja see Nigeeria vend jooksis ette, see olen mina, tead. Ja tal oli kukkunud ja ta oli vigastanud oma õla ja väga palju ta oli sidemed. Ja ta võttis need sidemed maha, ma tee, mida sa ei ole varem teinud, ma ei ole saanud oma kätt selle ajas üles tõsta ja tõstis käe püsti. Ja eila õhtu, kui me korjasime need 5000 käsi, sama käsi, mis oli haige varem, lendas püsti ja 5000 siit. Kus ma oleks ootanud, eks Nigeeria vend tuleb siia Laitse metsa ja anneta 5000. Tead, vaata midagi ime. Aga tead, see 24 ja 25, ma tahtsin teile sellest rääkida, sest see on iseenesest ime. Keegi tuli siis mulle seletama, ma pean veel taga rääkima, aga et kui ta oli noor, see aeg, kui ta sündis, oli pandud talle 24, aga ta õieti sündis 25. Nii et tema vahetas oma sünniaja 24-ast 25 peale. See oli meie Nigeeria vend ja Jumala ime ja kuidas. Ja ta ütles, kuidas keegi teadis, keegi ei teadnud seda. Aga näe, Jumal teab seda, mis sul on vaja. Jumal korraldab seda asja ja nii au ja kiitus Jumalale. Halleluja. Amen. Tänu Jumalale. Jah, siin sünnib kogu aeg imelisi asju ja need imelised asjad sünnivad loomulikult Jumala väe läbi, aga Jumal kasutab ju inimesi, seda me oleme ka näinud. Tänu piiskop Märdi eest, kes on Jumala käes olnud kasutatav juba aastakümneid. See on võrratu ja see on hea eeskuju näha seda, kuidas Jumala mees läheb ja usus välja astub paljudes kohtades. Ja eile sa said tõepoolest paljud endaga kaasa liikuma selles projektis. See esimene asi, mida me teeme pärast, hakkame sellega kohe pihta. Ei, tema uue tee, see jääb järgmise aastaks, see sänab järgmine aasta, niisugune ilus. Te võite ette kujuta, mul on juba silmi ees, mis tuleks teha. Ja viimane aeg jalga lasta mõnel siin, jah? Okei, aga siin on tõepoolest olnud palju vabatahtlikke ja häid inimesi, kes on aidanud kõigel sellel korda minna. Ja ma loodan, et siia ekraanile hakkavad ka jooksma fotod või pildid kellestki, kes on olnud abilised. Aga minul on olnud ka see võimalus tänada isiklikult teatud isikuid siin, kes on kandnud suurt vastutust. Ja ma olen tänulik Jumalale Beno Kudrini eest, kes on noorte tööd vedanud ja Eesti Kristlik Nelipühi Kirik südames tänab. Nii et Beno, kui sa oled siin, ole hea, tule siia. Marini nüüd on ka siin. Võta tänukiri ka. Artjom Jagudin, Eesti Kristlik Nelipühi Kirik avaldab siirast tänu ustava, professionaalse ja pühendunud teenimise eest. Tehnika ja produktsioon. Hästi tehtud, Artjom. Ljubov Krauverk, Eesti Kristlik Nelipühi Kirik
avaldab siirast tänu ustava ja armastava ja pühendunud teenimise eest suvepäevadel lastetööjuhina. Ljubov on seal, jah. See on Roman. Mark Ivanov, Eesti Kristlik Nelipühi Kirik avaldab siirast tänu südamliku, rõõmsameelse ja pühendunud teenimise eest EKNK suvepäevade spordiürituse juhina. Mark, kus on Mark? Loodetavasti jõuab ühel hetkel. Juri Ivanov, Eesti Kristlik Nelipühi Kirik avaldab siirast tänu ustava, inspireeriva ja pühendunud teenimise eest suvepäevade ülistusjuhina. Hästi tehtud. Vau! Piiskop Märt Vähi, Eesti Kristlik Nelipühi Kirik avaldab südamlikku tänu Lootuse küla meeskonnale ustava teenimise, külalislahkuse ja pühendunud panuse eest EKNK suvepäevade läbiviimisel. Austatud Marilyn Kukk, Eesti Kristlik Nelipühi Kirik avaldab siirast tänu ustava, hoolika ja pühendunud teenimise eest EKNK suvepäevade administratiivjuhina. Hästi tehtud. Ja muidugi on juba kõigile teada, et selle aasta suvepäevade korralduslik pool on olnud EKNK Vene praoskonna kanda ja Roman Ljunjov on seda teinud. Ei tea, mitu tundi sa öösel magada oled saanud, aga siin sa oled igal juhul. Nägu on rõõmus veel. Aga me täname sind südamest ustava, pühendunud ja suure südamega tehtud töö eest EKNK suvepäevade peakorraldajana. Suur tänu sulle. Ja nägite nende fotode pealt ka neid inimesi, kes siis kuskil tegutsesid, et kõik nad on olnud suurepärased ja tublid inimesed. Aga nüüd mul on ka olnud siis tavapäraselt EKNK suvepäevade viimasel päeval see võimalus, et jagada teiega ka neid mõtteid, mis Jumal on minu südamesse pannud ja ma arvan, et ma natuke liigun. Et meie suvepäevade on see okei, et ma siin olen, et siis näete ekraani, siis siia tuleb üks fotoga. Suvepäevade nii-öelda juhtsalm on olnud 1. Korintuse 15:57, mis ütleb, aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Umbes kuu aega tagasi, aga ma tean täpselt ka, see oli 19. juunil. Ma sain ühe kogemuse osaliseks, mis on ühteaegu, ma ütleks, tragikoomiline, aga ka tegelikult väga õpetlik. Ma arvan küll, et see kogemus, kas ta nüüd surmatunnini meelde jääb, aga väga pikaks ajaks kindlasti. Nimelt minu abikaasa lõpetas sellel aastal Kuressaare ametikoolis ühe tööalase kursuse. Ja see kestis tervelt 1 õppeaasta. Ja kes on õppijad pere kõrvalt, need teavad, mida see kõik tähendab. Ja loomulikult oli see kogu pere jaoks üks tohutu rõõmus sündmus, kui see lõpuaktuse päev kätte jõudis. Ja kui me hommikul kodust välja hakkasime sõitma, siis otsustas abikaasa olla kokkuhoidlik. Ma arvan, et siin on midagi ühist Märt, sinu abikaasa ja minu abikaasa vahel. Keegi peab hoidma kuskilt midagi selleks ka, et pere toidetud saab, on ju. Ja minu abikaasa otsustas siis, et kuna meil on kodus rajatud ka selline lillepeenar, kus on kõiksugu lilli, ilusaid lilli
ja sealt ta otsustas siis, et miks me peame lilli ostma poest, kui meil on omal kodus ilusad lilled olemas. Ja ta siis lõikas sealt imeilusad pojengid kaasa ja neid olid valget värvi ja punaseid värvi. Noh, et selleks, et me saaksime siis need talle üle anda. Mina ja minu lapsed. Me võime nüüd panna selle foto. Me siis hommikul pakkisime ilusasti kõik kokku ja see on see lillepeenar, kus need ilusad lilled seal kasvasid siis ja pakkisime kokku need asjad ja sõitsime siis ilusasti lõpuaktusele Kuressaare spordihoonesse toimus. Ja muidugi abikaasa siis, kui me kohale jõudsime, liitus seal oma kursuse kaaslastega ja mina siis läksin otsima endal seda istepaika, siis sellise aulaga oli tegemist ja tribüünid olid seal niimoodi, nagu ikka spordiväljakutel olid seal ja mina läksin siis ja vaatasin, väga hea koht, nurgapealne koht, selline ühel pool oli raudvõre, et kedagi siia kõrvale istub ja muidugi ette taha istusid ka ja ma istusin sinna 3. ritta maha ja nägin väga hästi ka seda kõik, mis seal toimus. Ja kui ma siis seal istun ilusasti turvaliselt, inimesi hakkas tulema aina juurde ja lõpuks oli niimoodi, et kõik need kohad minu ees, minu taga, minu kõrval olid täidetud inimestega ja minul ikka need ilusad pojengid käes, eks ole, istun seal ja ootan siis, millal see auline seltskond sisse marsib. Istun ja äkki ma tunnen, et kuidagi kummaline. Midagi liigub mööda sääri ülesse. Ja vaatasin siis tähelepanelikumalt ja mis sa arvad? Tõde, ja see oli väga kohutav tõde, oli see, et need kaunid pojengid, mis ma olin kaasa saanud abikaasa käest, nad ei tulnud ka üksinda. Vaid nendega oli saabunud terve delegatsioon väikesi musti sipelgaid, kes olid enda õite sisse ilusasti ära peitnud ja siis otsustanud ka välja ronima hakata, kui mina olin leidnud endale mõnusa turvalise paiga, et kaasa elada ka sellele lõpuaktusele. Ja neid ei olnud mitte 1-2. Neid oli ikka piu täis seal igas pojengis ja pojengi oli meil iga lapse. Näete, see kimp on seal ka. Ja siis ma seal aktusel istun. Mõne hetkega, ei olnud kaua, nad olid minu lillede pealt tulnud siis minu käte peale. Nad olid roninud mööda säärt ülesse. Sõna otseses mõttes, ma ütlen, see on tragikoomiline. Nad olid mu pükstes. Ja nüüd kujutage seda olukorda ette, sul on sipelgad püksis. Ja aktus alles algab. Üle 200 lõpetaja ootas tunnistuse saamist. Mõlemal pool on inimesed ja ühel pool on rauast piire. Liikuda minul ei olnud võimalik. Lilli ära panna mul ei olnud võimalik. Põgeneda mul polnud mitte kuskile. Ja mina pidin 2 tundi istuma, rõõmus nägu peas. Asi on pidulik, sipelgad on püksis, kes korraldasid oma suvepäevi ja lõpuaktust minu kehal. Ausalt öeldes, mul oli sõna otseses mõttes tunne, et mul on nii piinlik. Mul on nii valus, sest mõni neist otsustas naksata ka. Õnneks nad ei olnud kollased nardlased, aga siiski. Ja see kõik tundus minu jaoks nii naljakas ja absurdne. Aga kõige huvitavam on see, et kogu selle ebamugavuse keskel oli see siiski päev, üks ilus päev. Kõige tähtsam asi ei olnud need sipelgad minu püksis. Aga kõige tähtsam oli hoopis see, et minu abikaasa oli lõpetanud edukalt selle aastase õppesessiooni. Sõbrad meie elus, ja see pani mind hiljem mõtlema,
ka vaimuliku nii-öelda elu kontekstis, aga no meil on kõik see üks ja sama elu. Et meie elus võib olla hetki, kus meie, kuidas öelda siis, ellu tulevad need, keda me ei oota. Me ju tuleme kõik siia ellu ühes ootuses, ühes rõõmu ootuses. Ja sageli võib juhtuda, et koos selle rõõmuga tulevad meie ellu ka sipelgad, nii-öelda sipelgad. Me ootame õnnistust, aga me kohtame elus takistusi. Me ootame rahu, aga ühel hetkel tekivad probleemid, millega me silmitsi seisame. Me ootame elus pidupäeva, aga siis saabub selle asemel üks tõsine katsumus. Ja vahel on need sipelgad väga väikesed. Keegi ütleb midagi sulle ebameeldivat. Su auto läheb ühel hetkel katki. Su tervis hakkab jukerdama. Kodus arved kuhjuvad ja meie plaanid ei õnnestu ja vahel tundub, et need väikesed sipelgad ronivad igale poole meie elus. Just siis, sellel hetkel, kui see juhtub, siis tahab vaenlane panna meid unustama tegelikult suurt pilti. Paulus räägib ühest suurest võidust, kui ta kirjutab just selle sama salmi, aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Ta ei räägi sellest, et kristlastel poleks raskusi. Paulus teadis väga hästi, mida tähendab olla sipelgate keskel. Teda peksti, teda vangistati, teda laimati, ta koges haigusi, ta koges nälga, ta koges tagakiusu. Aga Paulus vaatab kõigest sellest palju kõrgemale ja ta vaatab üles tõusnud Kristusele. Ta ütleb sisuliselt niimoodi, jah, tõsi, sipelgad võivad küll ronida mööda jalgu üles mu püksi. Jah, elu võib olla küll ebamugav ja raskused on ka tõelised, aga see kõik ei ole üldse loo lõpp. Kristuses on meil võit. Nii nagu Paulus ütleb seda, Kristuses on meil võit. Nii et ära lase nendel sipelgatel, kes täna mööda sinu sääri üles jooksevad, ära lase röövida seda rõõmu, mis sul on antud Kristuses. Kui ma seal tribüünil istusin, siis oli mul kaks võimalust. Ma oleksin võinud keskenduda ainult sipelgatele või keskenduda sellele, miks ma seal üldse olin. Ma olin seal selleks, et rõõmustada oma abikaasa üle. Tegelikult ma olin seal selleks ju. Kui ma oleksin terve aja mõelnud ainult nendele sipelgatele, siis ma oleksin kaotanud kogu peovõlu ju. Ma ühel hetkel otsusin, las nad ronivad, las nad närivad. Mina vaatan, kuidas minu abikaasale üle antakse lõputunnistus ja naudin seda hetke. Tõssin oma pilgu lihtsalt nendelt sipelgatel sellele, mis oli tähtsam kui see sipelgas seal minu püksis. Täpselt samamoodi juhtub ka meie vaimulikus elus. Mõned inimesed kulutavad kogu oma elu ainult nende sipelgate loendamistele. Nad räägivad ainult probleemidest, ainult raskustest, ainult sellest, mis on valesti, aga nad unustavad kõige selle keskel Jeesuse ära. Jeesuse. Nad unustavad pääste, nad unustavad Jumala ustavuse. Nad unustavad, et lõppkokkuvõttes kuulub ju võit Kristusele, kes on mind lunastanud patu ja surma seadusest ja asetanud mind kõige võrratumasse olukorda üldse. Elada elu koos Kristusega. Ja hea uudis on ju see, et ühel päeval lõppevad kõik sipelgad. Kõik. Kõige parem osa, ma ütleks, minu loos oligi see, et aktus sai lõpuks läbi. 2 tunni pärast ma sain püsti tõusta sealt, sain sipelgatest lahti, sain neid lõpuks anda koos lilledega, muidugi poole vähem juba neid oli seal, üle oma kallile abikaasale, kes ei pidanud neid hoidma 2 tundi, vaid ainult hetkeks. Aga ma sain nad lõpuks oma ihult ka ära, ma sain vabaks. Ja muidugi täna ma räägin juba sellest naerdes, eks ole, et oli tore seik elus. Aga täna ilmselgelt kristlastena ka meil selles elus on teatud valud, me valame pisaraid, raskustest läheme läbi ja täna on tõesti neid sipelgaid meie elus võib-olla aeg-ajalt niimoodi parvedena ka üles ronimas, aga ütleme nii, et Jumala sõna, mis annab ühe tõotuse, et Jeesus tuleb varsti tagasi, on ju tegelikult see, et siis sa oled nendest sipelgatest ka vaba. Ja ega need sipelgad kõige halvemad loomakesed ka ei ole.
see paneb mõtlema teinekord palju sügavamatele ja tõsisematele asjadele. Nii nagu Paulus ütleb, aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Pane tähele, mitte annab kunagi, vaid ta annab, sest võit kuulub tõepoolest juba meile täna. Nii et võib-olla on kellegil täna oma sipelgad, mured, haigused, pettumused, hirmud. Ära keskendu ainult sipelgatele. Või siin telgis on olnud päris korralik armee parmusid. Ma vaatan, käed ju käivad kogu aeg, on ju. Ja kui sa ainult keskendud nendele parmudele, siis sa jääd paljus võib-olla ilma. Peame nende sipelgate ja parmude keskel hoidma ikka fookuse Kristusel. Siis me saame ilusasti hakkama ka nende sipelgatega, kes aeg-ajalt meie ellu tahavad ronida. Sest ükskõik, kui palju sipelgaid ka püksis ei ole, ma ütlen, Kristuse võit on suurem. See on suurem. Ja sellepärast võime, ma usun, koos Paulusega öelda, aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Amen. Tänu Jumalale. See on olnud minu kogemus viimase kuu aja jooksul ja ma tean, et neid kogemusi elus tuleb kindlasti veel, aga üks oli tõesti, mida ma õppisin. Hoia oma pilk selles hetkes, kus sa oled kõige tähtsamal. Ära lase sipelgatel röövida seda rõõmu, mis sul on Kristuses. Ja sa näed, Jumal on ustav ja kannab sind läbi. Tänu Jumalale. Nikolai, sina oled siin ja sul oli ka üht-teist siia lõppu jagada. Ole Märdi. Märt, kas sa... Ja, piiskop Märt, palun. Teie aplaus Jumalale. Ma vajan teie abi, kallid. Võtke rivisse koos minuga. See on võrratu, hea ja võimas asi, mis oli siin nende päevadel juhtunud. Me olime kuulnud Jumala aust, tema imedest. Ja mul on niisugune tunne, siis kui me võtsime ohvri ja meie kogudus tõstis kätte, et me anname 5000 euri. Sama hetk ütles mulle Jumal, te mitte kunagi ei saa kaotada. Te ainult võidate. Ja sellega te lähete ka teise denominatsiooni, kus on imed ja inglite külastused. See on just, mis Jumal ka tahab ka sulle öelda. Kallis kogudus, juba väga varsti me lõpetame siin ja lõpetakse ka suur osa maailma spordialas kui jalgpall. Ja praegu te näete väikse klippi ülevalt ekraani pealt. Ma vajan teie abi. Me teeme koos tänades Jumalat norrakate eest. Nad andsid meile kõigile suur challenge teha kõik koos. Me teeme aerutamine kõik koos. Võtke niimoodi käed. Võt niimoodi käed. Iga üks, et meil on nagu aerud käes. Ja kui mina löön trummi, siis me teeme kõik koos ja tõmbame aerud peale. Meie EKNK kirik läheb armastuses. Aha, see on praegu veel soojendus. Okei, soojendus. Teil läheb väga hästi välja. Okei, siis teeme seda kõik koos. Tõuseme püsti. Või istume. Kuidas te tahate? Davai, istu. Siis, Märt, ole istu ka. Siia, piiskop siia. Vaadake meie piiskopide peale. Olete valmis? Okei. EKNK suvelaager. Jumala abiga ja Jumala armastusega me lähme edasi. Jumala võidmisega me lähme edasi. Jumala armastusega me lähme edasi. Jumal on meiega. Jumal on issand. Ta on päästja. Õnnistegija. Tema on meie jaoks kõik. Halleluja! Halleluja! Halleluja, suur tänu teile kõigile, Jumal õnnistagu.
kuule, nüüd on küll sipelgad püksist läinud. ma tean, et sa tänasid kõik ja nad kuidagi kuuluvad meie meeskonda, aga 1, 2, 3 inimest jäid kuidagi vahele. Ja see on, kes said hästi süüa. ja nii, et meil oli 3 naised, meie Lootsküla naised olid fantastilised, tegid tööd. Aga siin oli 3 inimest. Üks oli Arvi, kes on meie missionär Soomest, tuli Soomest oma meeskonnaga ja korraldas seda toitu. Ja siis oli Jüri, meie Bangkoki mees. Ja siis oli Raudis, kes tegi oma kokkaõpetuse või koolituse praktikat siin. Nii et need 3, tõuske püsti, kus te olete? Raudis, Arvi. Ei tea, kus nad on. Suur aplaus teile, aitäh. Näe, Jüri on seal. Ja. Ette kujuta, Jüri oli üks kõva Eestimaa gangster. Ta tegi teile Bangkoki. Tore. No nii, aga tõuseme hetkeks, ülistajad võivad tulla siia ülesse ja täname Jumalat. Siin on nii, et Davai noored suvelaagris veel jätkavad ja meie mõtted on järgmisel aastal juba tõepoolest siin arenduse poole pealt ja kõik see. Aga üks asi, mida me oleme mõelnud ka, et võimalik, et järgmine aasta kestab laager 1 päeva kauem, sest oleme kuulnud ka tagasisidet, et saad oma telgi püsti ja juba hakka maha võtma. Nii et kõik võib juhtuda ja järgmisel aastal on Kuldarjärve ja Meelis Maikalu laagri korraldajad praoskonnad, nii et see oleneb natuke neist ka. Aga täname sind, issand Jeesus, et sina oled olnud meie imeline õnnistegija kõik selle laagri jooksul ja me oleme rõõmsad, et oleme saanud nautida lihtsalt seda rõõmu ja vabadust, mis sina oled pakkumas. Ja täname nende inimeste eest, kes on teinud oma otsused ka selle laagri aja jooksul. On suur rõõm, et sa oled kandnud meid läbi ja olgu õnnistatud ka homsed jumalateenistused meie kodukogudustes. Ja palume sinu pühavaimu vägega noorte laagrile jätkuvalt, et noored võiksid saada ristitud pühavaimu ja tulega. Et siit uus põlvkond võiks välja minna tõesti Jumala väes. Ja et need kõik sipelgad, kes tahavad meie elus domineerida, meie pilk on ikka sinul, Kristus. Ja täname, et sinu sõna on meid ustavalt toetamas ja läbi kandmas kõigest sellest. Kiidetud olgu tõesti sinu võimas nimi ja võimas töö meie eludes ja meie elude kaudu. Amen. Halleluja. Anname suur au meie isandale ja kiidame veel kord kõik koos meie isanda, sest ta on suur ja võimas ja kogu au kuulub talle. Amen. Halleluja. Kiidan sin
teeb. Tänu Jumalale noorte eest. Võrratu, teil veel jätkub see. Ilmselgelt te saate tantsida ja hüpata issandas. Aga enne kui me läheme siit telgis, siis meile on ikka tavaks olnud ka öelda issanda õnnistuse sõnad. Mul oli siin ka kaasa võetud rist. See väike pilt siin all on väikesed sipelgad. Aga Kristus on suurem. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa, poja ja pühavaimu nimel. Amen. Olge õnnistatud, vennad ja õed. Fantast! Hästi tehtud. Super. Aitäh. 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 Oh, Mark. Suur tänu. Suur tänukiri Marilini käes. Aitäh. Tänukiri on minul ja Marilini käes on Kigi.